Lendorav on oma ohustatuse tõttu esimese kaitsekategooria all olev liik, kelle tõhusaks kaitseks on hädavajalik säilitada neile sobilikud elupaigad ning seetõttu teebki RMK ka Eesti metsades lendorava seiret. Euroopa Liidus tõesti leidub lendoravat ainult Eestis ja Soomes ja Eesti on võtnud ka Euroopa Liiduga liitudes kohustuse, et lendorava populatsioon peab Eestis säilima ja tema käekäik ei tohiks halveneda. Lendorava seisund on viimase 50 aasta jooksul Eestis läinud halvemaks ning seetõttu ongi oluline leida üles lendoravate elukohad. Mis see põhjus võib olla, et lendoraval ei lähe mitte kõige paremini viimastel aegadel? No eks üks peamine põhjus on ikkagi see, et maapinnal eriti ei taha tulla, tahab liikuda puult puule hüppeldes või õigemini liueldes. Ja seepärast on ka oluline, et kui me metsade majandamist planeerime, raiet planeerime, et me jätaks lendoravale liikumiskoridore. RMK on viimase 10 aasta jooksul püüdnud lendoravate elupaikades teha ka planeerimistegevust. Ühelt poolt me püüame otsida need leiukohti ja kui me oleme leidnud, siis me selle info põhjal teeme planeerimistöö, et oleks need levikukoridorid olemas. Kuna lendorav on pigem öise eluviisiga ning väga pelglik loom, siis tänasel päeval teda näha ei õnnestunud, kuid tegutsemisjälgi avastati metsal ohtrasti. Aga seiremetoodika, mis on tegelikult ka pikalt kasutusel olnud, põhinebki tegevusjälgede otsimisele ja nendeks tegevusjälgedeks on loomaväljaitted ehk siis pabulad. Ja kuna nad on just sellisel kevadisel perioodil väga iseloomulikku värvi, enamasti kollakad paistavad silma, et siis see seireperiood on ka kevadel, et peale lume sulamist, kuni rohi hakkab hoogsalt kasvama, et siis on juba raskem leida. Tänasele seirepäevale oli tulnud ka üllatavalt palju huvilisi. Olete teie varem näinud ja kokku puutunud sellise asjaga? Ei ole, kusjuures. Ja seda enam oli põnev, et kuna ma ise liigun päris palju metsas, aga lendorava seirel pole varem käinud ja lendorava junne pole varem näinud. Ja tõesti siin nüüd esmakordselt leidsin ka ise, et väga-väga märkamatud, aga loomulikult, et kui sa nagu ühe korra juba ta ise ära leiad, et siis silmad avanevad, et ei ole lihtne leida. Üleüldse Eesti on ikkagi imeline paik, et meil on väga-väga rikkalik loodus ja lihtsalt tuleb seda osata hinnata ja märgata.